Mina olen siis Sandra, olen olnud treener umbes 10 aastat ja sellise üldiselt sportliku ja hästi liikuva eluviisiga tegelikult terve elu. Nüüdseks siis on mul ka 2 väikest last ja egas muud ongi selles mõttes, et see trenn ja nagu pereelu käibki niimoodi igapäevaselt käsikäes. Doktor Ohiro toodetega on tegelikult selline tore jutt, et ma käisin ühel pildistamisel ja siis seal tulid Doktor Ohiro tooted kusjuures jutuks ja ühe väga tuntud jumestaja poolt. Ja siis ma kuidagi nagu kuulsin seda ja sealt läkski nagu see jutt edasi, et kas sa oled proovinud ja siis ma ütlesin, et ei ole, aga nagu võiks. Ja kuna see positiivne meelestatus nende poolt oli nagu nii hea, siis mul nagu ei olnud enam kahtlustki, et miks ei peaks neid proovima. Kõige esimesena Doktor Ohiro toodetest ma hakkasin proovima 3 aasta kääritamisega probiootikume ikkagi. Et ilmselt need olidki siis nagu need kõige lihtsamad ja kõige ilmselt ka põhilisemad ja vajalikumad asjad, et nendest alustasin. Peale siis mõneajalist selle 3 aasta kääritamisega probiootilisi kapsleid lisasin ma tegelikult ka oma menüüsse selle 5 aasta käärimisega prebiootilise pasta. Ja ma võin nagu öelda, et 2 toote nagu nii-öelda koostarbimine kindlasti andis seedimisele ja üleüldse sellisele immuunsüsteemi toimimisele tunduvalt tugevama tõuke. Et ma olen üldiselt nagu väga vähe haige ja ega ma ei osanudki nagu väga muresid nii-öelda alguses endale nagu nii-öelda teadvustada, et mis mul võivad olla, sest inimesed on ju oma harjumustes kinni, nii heades kui halbades ja sa oledki võib-olla harjunud mingid asjad, mis võib-olla tegelikult ei peaks nii olema, aga sa oled harjunud, et need sul on ja sa ei oskagi nagu teistmoodi nii-öelda olla või end tunda. Aga kui sa võtad selle muutuse ja selle nagu endale eesmärgiks, siis see tunne nagu lõppresultaat on hoopis teine ja see kindlasti on seda väärt, et just ongi selline nii-öelda kõhupuhitusi ei ole, su seedimine on kiire ja korras ja kuidagi selline üldine vastupanuvõime on kindlasti tõusnud. Ja üks asi veel, mis kindlasti vajab nagu märkimist, on see, et mul on iga aasta talvel, kuna mul on selline keskpärane, aga kuivamapoolne nahk, siis mul on iga aasta talvel olnud ekseemid või mingisugune selline allergia, millest ma olengi harjunud, see on mul iga talv, et ta lööbki sellised nii-öelda väikesed ketendavad laigukesed. Ma olen juba harjunud, et pean kõige rasvasemad kreemid välja otsima, ta kestabki nii-öelda võib-olla mõned nädalad, et olenevalt et see on ikkagi iga aasta talvel mul olnud. Ja kuna ma alustasin siis probiootikumide kasutamist siis nii-öelda sügisel, siis need kindlasti olid nagu juba jõudnud talveks mõjuda ja kui ma kevadel hakkasin nagu tagantjärgi mõtlema, aga see aasta mul ei olnudki, et lisaks kindlasti andis tõuke ka see Doktor Ohiro iluõli, et ta on selline ülihea mõnus rasvane ja just talviseks perioodiks ta tekitab selle kaitsekihi ja tugeva niisutuse, aga ma olingi täiesti hämmingus, et mu nahk on korras. Mu nahk on korras, mul ei ole allergiaid, mul ei ole ekseeme ja ma olin lihtsalt nii rahul. Kui ka näiteks kellelgi ongi just need nahamured, et allergiad ja ekseemid või siis on just need seedimisprobleemid, kõhukinnisus tegelikult ja kui inimesed on tihti haiged, et tegelikult need on nagu peamised tunnusmärgid ilmselt, et sul on midagi kuskil soolestikus natukene sassis ja sa vajaksid nii-öelda seda toetamist. Sa ei ole sellega saanud oma toitumisega hakkama, sul on tegelikult vaja mingisugust väikest lisandit, väikest sellist taganttõuget, et see oleks kindlasti see nagu need esimesed märgid, miks võiks nagu
vaadata siis, eks ju, doktor Ohira nende toodete poole. Aga üldiselt jah, et kellel on ka kuivad nahad, siis ma kindlasti soovitan talvel kasutada seda iluõli. Kuna meie kõigi jaoks peaks ikkagi meie endi tervis olema number 1, siis kindlasti tähele panna igapäevaselt vee joomist, vabas õhus liikumist, sellist nii-öelda just värskust, rohkem kindlasti magamist, puhkamist. Kohe näed, et sul on vähem stressi, vähem pingeid ja kuna me ikkagi tegelikult teame, et toidust ei saa kõiki vajalikke vitamiine, mineraale, aminohappeid, häid baktereid kätte, siis tuleks üle vaadata ikkagi sügisel, talvisel, kevadisel hooajal oma toidulisandid ja kindlasti siis neid täiustada vastavalt vajadusele.